just like Mike, looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight bike. Joo, nigas. Aga oleme ausalt. Siin täna eetris ja räägime südamad puhtaks. Minu nimi on Glenn West. Tublist tuuljak helisegu, see paneb vere kihama. See olen ma seest, sest minu vanaisa kohtus siis Aafrika rannikul, ta oli meremees Saaremaalt. Jombo Jongo suguharust Mellera mambaga. Ja niimoodi siis tegelikult minu soontes voolab ka põlisviikingite aaria meeste veri. Ja tahan teile rääkida siis täna oma uuest raamatust. Aitäh, Kunglamaa, Virumaa, sest sinna ma ükskord tagasi tulen ja sinna ma saan. Hetkel mul sulli ja rulli probleeme ei ole, lihtsalt räägin tarka juttu ja viskan nalja ja sügavaid mõtted. Ja noorest peast, eks ju, kui mul veel seda rahakast ei olnud, tegin window shoppingut, käisin, vaatasin suurtelt vitriinidelt ilusad asju, tahtsin enam niga rappar. No nüüd mul hoopis teised motivatsioonid, aga siis ma vaatasin ka, et miljonäärid ja miljardäärid tõusud hommikul kõik 5-6 ajal. Ja ma hommikul juba vara vaatasin, ma vanaema tõusis alati ka hästi vara. Ja ma hakkasin kahtlustama, et kui kõik miljonäärid tõusud 5-6 ajal ja minu vanaema ka, siis ilmselt mu vanamemmakene midagi varjab seal voodi alla. Kuigi ma need miljonid ei leidnud üles, aga siiamaani kahtlus hinges. Uus ajad, uued harjumused, mäletan ka koolis olin noor poiss ja õpetaja küsis, et kui sa võtad naise, et kuidas teda kohtlad, rääkisin, ma kuldan ta üle, reisid, värgid, kutsi-mutsid, lihtsalt ma ei tea. No ühesõnaga kirjeldasin, õpetaja oli šokis, ütles, issand, kui tubli sa oled Glenn West või Kane West praegult siis. Ja küsis siis mu selle sõbra käest seal, eks ju, John Lawrence'i käest, et mis sina siis suureks saades, kelleks sina tahad saada, kuidas saad elada. Tema ütles, et ma ennem tahtsin kosmonaudiks, aga praegu ma kuulsin, mis Glenn West ütles, et ma tahaks tema naiseks saada. Vaat sellised vikerkaare naljad juba lapsepõlves. No ma selline maskuliinne ja rikas mees, ega mul naisi siin, ei jõua vihmavarju hoida, taevast sajab kaela, eks ju, üks ja teine ja kolmas. Ja ükskord ka siin oma kallimaga, eks ju, siis selle Kardashianiga, kui me olime koos ja armunud, küsin ka, et kas meestel on alati vale või? Kardashian ütleb, muidugi, meestel on alati vale ja naistel on alati õigus. Mehed panevad segast. Ma ütlesin, okei, aga kui mees ütleb seda, et naistel on alati õigus, et mis siis see tähendab? See viis tal glemmid kokku, eks ju. Sest kui mehel on alati vale ja mees ütleb, et naistel on alati õigus, siis järelikult, mees ütleb midagi valesti, järelikult naistel ei ole õigus. Ma ei hakka seal pikalt seletama lahti, saite aru küll puhandist, kuidas see juhtme võib kokku viia, eks see mees oma loogikaga oma kallimal. Vahepeal tahtsin siin presidendiks ka saada, aga siis saan aru, et lugesin ja üldse, et see on kõige kahjulikum amet üldse, valitsus ja poliitik. Kõige kahjulikum amet, sest sellist kahju pole ükski amet teinud maailma rahvale ja loodusele, kui siis see riigijuhi amet või riigi administraatorite amet. Küll siis kivi minu kapsaaeda, aga las talle, eks ju, on tehtud teaduslikult kindlaks, et habemes mees petab oma kaaslast hulga tihedamini kui habemes naine oma elukaaslast. Ja olin ka, eks ju, võib-olla paljud ei usu, ma olin väiksepest natuke jobi, eks ju. Ja ta läksin ka, mäletan, esimesele kohtingule ja natuke olin selline väikene ponšikopoiss, eks ja natuke ümaraamat moodi ja see tüdruk ütleb mulle, et sa nii meelid mulle, et sa siin et kogu selle kohtingu aja, üldse nagu häbene hoidsid oma kõhtu nagu loomulikult väljas, aga probleem on selles, et tegelikult ma hoidsin nii sees, kui ma üldse suutsin, et see naljakas juhtuma, naerame koos. Naisukene üks pruud ka mul olime ilusti koos, ütleb, et tead, ma ei tahaks sinu jaoks olla nagu ainult mingi objekt või naudingu objekt ja mingi ilu objekt, et ma tahaks saada sinuga südamesõbraks. Võtsin keda, istusime üks õhtu maha, ütlesin, teeme siis täna sõbra õhtu, valasin klaasid täis, eks ja ütlesin ja kurtsin kogu südamest, et kallis sõber, et küll mul see naisega ei ole vedanud, et elan sellise halva iseloomuga naisega koos, ma ei jõua enam.
Ahmed Ali, eks ju, noh, ütleme tõesti, kõva mees ütles, et no olen tahtejõu kunn, panen kõigile paugu ära, eks ju, poksija poiss, noh. Ütles, et kui ta tunneb, et ta jõua enam, siis ta pärast seda võtab kokku hambad risti, paneb 10 kätekõverust talle otsa, eks ju. Mul on sama ponšikutega ka nagu. Venib pikaks, võib-olla siis raamatut ise ostke poest, eks ju, see on 560 lehene raamat, nii et seal elu lõpuni saate seal tarkusi, aga ütleme, viimane reklaamilause on siis selline, et kui ma olin poissmees, siis asjad olid segamini igal pool, aga omas kindlas kohas. Nüüd, kui ma naisega elan, on asjad väga korralikult kõik ilusti kokku pandud nii ja naa, aga ma ei tea, kus kohas nagu ei leia. No. Ja lõpetuseks kodu inimestele, eestlastele ütleme nii, et minu lemmik siis laulust viimane fraas. Oi külade kõrtsid mu noorus, mu võlu, kus parimad piigad ja pudelisõlu.